Nii, tere tulemast kuulama, vaatama järjekordset Raplamaa podcasti. Ott Ojan stuudios, igal nädalal me neid podcasti siin vahvasti teeme. Ja suvel siin natukene vabamas vormis oleme siin tutvustanud erinevaid inimesi, erinevaid ameteid, kuidas nende igapäevaelu välja näeb. Saate seda kõike meie lehelt Raplamaa podcast kuulata, Spotify'st ka kuulata, podcastid.ee lehe pealt ka kuulata. Ja jälle toredad kaks inimest stuudios, mismoodi siis kirjeldada. Põhimõtteliselt me korjasime kõik oma kristallid ja klaasid siit stuudiost ära, sest stuudios on inimene, kes suudab need häälega puruks teha, kui ta tahab. Eliana Nitsjaeva, tervist! Tere! Ja samas siin on mees, kelle pärast ei peaks neid nagu ära viima päris siit stuudios, sest kui tal need ritta ette ladudes suudaks mingisuguse muusikapala nendest kokku panna. Tiit Kikas, tervist! Tere! Pane mulle seega natuke lähemale. Nii, võtame lähemale. Pole teid kumbagi näinudki omasi. Ei, olen ikka. Tiit nägin sind mitte kaua aega tagasi siin Rapla keskväljakul, tegid laseritega harfi või? Tõsi, see oli kuskil talvel. Jah. Seda on mäletan, et juba ägel ja juba lühidalt kestis. See oli päris raju esinemine, sest et ilmastikutingimused olid väga keerulised selle lasershow tegemiseks, et seda õues üldse väga raske teha aga see oli väga lõpuks kujunes isegi üllatavalt nagu ägedaks, et ja ma räägin nii äge, et mõtlesin juba kähkus oli läbi, siis ta hakkas nagu panema, aga see hakkas külm võib-olla, paid asjad kokku, ei, see ongi selline 15-minutiline tuled, näitad, üllatud ja head asjad peabki vähe saama. Okei, ja Elina, kui ma oleks käinud Rapla kirikus jõuluajal või kusagil eelmisel aastal korraga, siis ma oleksin seal näinud või? Just nimelt, novembri lõpus oli mul siin täitsa ilus esinemine Rapla kirikus. Kui sa oleksid jõudnud, siis oleksid saanud väga mõnusa kogemuse võrra rikkamaks. Ma üldsegi peaks vist natuke rohkem kusagil käima kogu aeg, aga samas nagu mida aasta edasi seda rohkem ei viitsi enam kusagil käia. See peab mingi balansi leidma, et vahepeal ikkagi vägis ennast välja ajama kodust, sest pärast on jälle hea tuju, et käidud sai. Kuidagi selline tunne tuleb vahest. Absoluutselt. Sul ei tule, Tiit? Või sina tahaks iga kogu lava peal olla ja käia ja möllata? No selle balansi leidmine ongi nagu selles mõttes keeruline võib-olla, et inimene tahab ilmselt rahu ja tahab kodus istuda. Aga teistpidi, kui sa käid väljas, saad sellise fantastilise emotsiooni, elamuse, et siis see lisab tegelikult mingisuguse täiesti teise vürtsi elule, on ju. See annab inspiratsiooni. Mina näiteks hea meelega üldse kodus ei istuks, ainult käikski väljas. Elina, ma toon ühe näite praegu. Ma korraldan ka üritusi erinevaid ja sinna on vaja vabatahtlikke. Ja ma kogu aeg imestan, et huvitavad inimesed tulevad sellised naised, noored naised, kes muidu sporti ei tee, aga millegipärast vabatahtlike üritustel on nad alati nimekirjas. Ja kogu aeg muudkui tulevad ja ise on veel nii õnnelikult. Mina veel muretsen, et ei tea, mis ma nüüd andma pean, et kuidas ma neid tänama pean. Nendel on kõik hästi. Siis tuli välja. Neil on väiksed lapsed kodus. Nad tahavad kodust välja saada ja päev otsa seal rahulikult vabatahtliku tööd teha ja siis jätavad kohustused mujale. Vaat selle ma ammusin läbi. ja põgenevad ära lihtsalt kodus. Kuidas sul on siis klassikaline pereelu käib siis käsikäes erinevate uhkete kontsertidega nüüd? No minu väike minikoopia ikka rändab minuga võimalikult palju kaasa, et mulle see emadus ikka väga meeldib ja ma hea meelega käikski ainult temaga koos ringi, et mulle see meeldib ja eks ma üritan ka balanssi leida selle koduelu ja oma esinemiste vahel, peaks ka vahel sotsialiseeruma täiskasvanutega ka väljaspool tööd ja väljaspool lapsega rääkimist ja eks tundub, et praegu suvel on see balanss täitsa korras, et väga mõnus on ja. Metsa ei lähe enam? Meeldis metsas sulle sellel ajal, kui te Lemoga seal käisite? Väga meeldis, aga ma pean tõdema, et ma pigem olen selline maksimum 2 päeva metsa rändamise inimene. Et kui ikka magada siis soojas voodis, ikka käia mõnusasti duši all, et loomulikult see on põnev käia kuskil pesemas Raba järves ja magada külmas telgis kogemus iseenesest oli tore. Et sääskedest, et see on äge kogemus. Ma olen väga rikas nüüd selle kogemuse võrra absoluutselt. Aga mulle meeldib ikkagi selline mõnus komfort.
aga no kuigi näiteks mõnes kuskil ilusal mäel ronida ja seal kuskil onnis öökene 2 magada, see on päris põnev, et mulle meeldivad siuksed sutsakad, aga noh, 2 nädalat järjest on mulle isiklikult natukene liiga pikk. Tiit, sinu muusikalooming on ka selline ekstreemsemat sorti, kui nii võib öelda, no teistmoodi. Kuidas siis sul näiteks looduse ja matkamisega on või ekstreemspordiga näiteks või selliste asjadega? Matkamisega mul on nagu väga head lood. Üleüldse reisimisega, mulle õudselt meeldib reisida muidugi. Nagu ilmselt enamus inimestele ja tegelikult, no kui me siin hakkame võib-olla täna rääkima sellest ooperi tegemisest, siis see on ka tegelikult seotud sellega, et ma sõitsin, no suures plaanis võib nii öelda, et ma sõitsin ühel talvel, siin mõned aastad tagasi 8 kuuks Palisaarel tegelikult seda ooperit kirjutama. Ja olingi 2 kuud, ehitasin sinna meil oli selline suuremat sorti villa seal, ehitasin sinna ühte ruumi stuudio ja siis ma see 2 kuud seda seal nokerdasin. Kuidas see käib? Mul meenub see, mis vana hea Eesti film see oli, kus siis kas see oli härra Vesipruul või? Kes ehitsi mul kase otsa mingisuguse pesa ja hakkas seal luuletama midagi. Pisuhänd vist oli, jah? Või oli siis see? Mis see teine oli? Leiuta. Ühesõnaga, tema ehitsi omale sinna kase otsa mingisuguse asja eest hakkas luuletama seal, et kui linnud lauldivad ja et sa läksid sinna Palile siis seda ooperit kirjutama või läksid Palile ja mõtlesid, et võiks siin ooperi kirjutada? Ei, ma läksingi selle teadmisega, et ma lähen sinna seda ooperit kirjutama. Et see oli täiesti teadlik valik. Miks see siuke mõte üldse tuleb? No see on, nagu me siin enne ju reisimisest läks jutt lahti, et kuna mulle meeldib väga reisida ja mu abikaasale meeldib väga reisida, siis me nagu ühendasime ja ühtlasi meile ei meeldi väga Eesti selline talv. Et eriti siis, kui seda talve ei ole, vaid on lihtsalt selline plögas ajab sulle 4 kuud kaela. Ja siis me mõtlesime, et me võtame kõik need plussid ja miinused kokku ja lõpuks jõudsime selleni, et kui me sõidame kuhugi reisima, siis me saame reisimist, mina saan teha tööd, ilm on ilus, meelel on hea, et kõik need asjad kuidagi nagu läksid iseenesest kokku. See on huvitav, et see on töö nagu, et kirjutada ooperit ja siis see on töö, et istud maha ja nüüd hakkan ooperit kirjutama. Kuidas see kuidagi loomepuhanguga seotud ei ole, et siis teed, kui tuleb või siis istud vägisi maha ja ootad, millal puhang tuleb või kuidas see käib? Seda küsimust küsitakse tegelikult päris tihti ja sellega on see lugu, et see ei ole nüüd nii üks ühele, aga põhimõtteliselt on see, et kui sa oled nagu professionaalne muusik, siis on see, et see on nagu selline jõusaalis käimise teema natukene. Et kui sa ikkagi oled nagu 3-4 aastasest saadik iga päev selle sees olnud ja seda teinud, sa oled ennast treeninud selleks, siis loomulikult on olukorrad, kus sul on nii-öelda need loomepuhangud, nagu sa ütled. Aga tegelikult on see ikkagi nii, et istu maha ja hakka tööle. Ja kui sa oled ennast treeninud, kui sa oled nagu valmis selleks kogu aeg, on ju, siis on see, et kui sa istud maha, siis see loomepuhang tuleb su juurde. Et mulle ei ole see kunagi nii käinud, et ma käin, ma ei tea, sõidad trammis, on ju, ostsid poest piima ja sai, on ju, siis järski hakkad, et laske mind maha, mul tuli nüüd tohutu loome peale. Et sul ei ole telefon täis või mingi sahtel täis igasugune asju. Nii et kui telefon ära peaks kaduma, siis Eesti ei kaota nagu mingid 10 tead lugu korraga. Seal ei ole midagi. Mina pean näiteks tõdema, et ma vahel eriti autoga sõites üksinda, mul tulevad mingid ägedad ideed ja mingisugused viisijupid isegi ja sõna, mingisugused huvitavad mõtted ja fraasid, et siis ma ikkagi panen nad telefoni, et mul on päris palju mingid voice memosid ja mul on lausa lyrics diary, kus on sellised nagu ägedad sõnade kombinatsioonid ja siis kui on vaja midagi teha, siis ma istun maha, teen lahti, nii, see on hea, hakkame sellel teemal siis midagi siin tegema ja kirjutama. Et mul on, isiklikult mul on siuke nagu, et kuna äge mõte tuleb ja siis kohe see ära läheb ja need läheb meelest. Need ongi tark kirja panna, sest et nad tulevad ja lähevad ära. Ja kui sellest veel ots kokku tõmmata selle Pali reisiga konkreetselt, siis väga huvitav fakt selle juures oli lihtsalt see, et täiesti ma ei olnud nagu teadlik sellest või ma ei teinud seda kuidagi teadlikult, aga lihtsalt juhtus nii, et
absoluutselt viimseni kõik need fraasid ja kõik need jupid ja kõik need teemad, mis ma seal Pallin tegin, absoluutselt kõik need läksid sinna sisse, sellesse ooperisse, nagu 100% kõik. Wow. Ja mitte ühtegi ma selle jaoks eraldi juurde ei teinud. Ehk siis kogu see materjal on tegelikult seal Pallisaarel kirjutatud. Et see, see protsess nägi välja nii, et ma tegin seal teemasid, arendasin välja mingisuguseid liikumisi, aga ikkagi kokku panin ma selle ju Eestimaal, eks ole. Ma istusin oma stuudios ja siis ma hakkasin seda nagu nii-öelda dramaturgia järgi nagu kokku panema. Ja minu jaoks oli lihtsalt niivõrd kihvt fakt see, et ma midagi ei pidanud juurde tegema ja ükski ei jäänud sinna nii-öelda töölauale üle, et kõik asjad said sisse. Aga kas sa usud sellesse, et erinevate kohtade energiad nagu mõjutavad meid erinevalt? 100%, see pole üldse küsimust ka, et see oli see, üleüldse mulle Pallisaar väga meeldib ja selles mõttes, et seal on üldse mingisugune teistmoodi teema. See on kuidagi väga eriline see. Aga olles eriti just nagu Kagu-Aasias julgeks isegi öelda väga palju reisinud, siis igal pool on see oma mingisugune asi, mida sa tegelikult nagu tajud. Ma nüüd ei julgeks nii radikaalne olla, et ma ütleks, et kui sa viid neid pimesi, teed lennukukse lahti ja ma ütlen selle lõhna ja selle energia pealt, et kus riigis ma olen, ma ei usu, et ma sellega nüüd nagu 10 ära paneks, aga mõte on sama, et tegelikult sa nagu tunnetad seda. Maailmajagu sa ikkagi maailmajaost saaksid ikkagi aru. Mingi asi on kuidagi igas kohas, mis on kuidagi teistmoodi, mida sa nagu tajud. Reisisaade koos Elina Liiduga jätkub ja Elina, ma tean, mis asja või? Ma mõtlesin hoopis vastupidi, ma pole teid kumbagi ei tunne isiklikult, pole näinud ainult kaugelt. Et ma mõtlesin täpselt vastupidi. Et sina, Elina, pigem ei ole selline, kes midagi seal üles kirjutab või ise nagu, et see on nagu selline korra inimene, teed asjad ära ideaalselt, täpselt õigesti ja kogu lugu, suures pildis. Sinu puhul ma oleks just mõelnud, et sihukene, mis ajast, ma mäletan, et Justamendis seal kunagi lõbusasti kekslesid viihuliga. Ja siis nüüd teed igasuguseid erilisi asju, mingisugused laserkandled ja mingid drooni asjad veel. Ühesõnaga, et näha on, et kogu aeg peas midagi toimub, et sul on raudselt kõik selline pudru ja kapsel. Täna teen seda, homme teen seda, aga hoopis vastupidi on see. No ma ei tea, tegelikult see korrastus just on pigem nagu, et kui sa kirjutad üles asju, oled selline süsteemne, et... No üldiselt mulle meeldib kord, ma olen siuke üsna korra friik, et mulle meeldib, et kui igal asjal on oma koht, et kõik oleks süsteemne, arvutis oleks kõik süsteemne ja kui seda süsteemi ei ole, siis Okei, selle ma siis arvasin õigesti ära, lihtsalt sinu puhul ma arvasin, et sul on nagu selline rohkem selline läbu laiali nii-öelda, et sahtlid on asju täis, teeme siit, teeme seal. Ei ole ja mul on see, et mul võib olla väga palju sellist nii-öelda kaootilist korrastatust, aga näiteks mu stuudio on mööndustega, ma ei saa praegu selle kohta nii öelda, sest mul on seal mingi paar projekti korraga veel käimas, aga suures plaanis mul on töölauda vaja niimoodi, et see on täiesti tühi ja seal on ainult need asjad, millega ma tööd teen. Ma lihtsalt ei saa muidu tööd teha, kui on mingi muu asi veel seal laua peal, see lihtsalt ei võimalda mul tööd teha. Okei, rutiin on olemas ehk siis, või siis nii, et kui on vaja tööd teha, siis see teed, eks ole. Aga tundub ikkagi natukene, ma ei tea, kus põnevam, aga nagu kunstiinimese jaoks nagu selline veidi toredam asi, kui... see on minu arvamus muidugi. Erko Laurimaa käis mul siin mõni aeg tagasi rääkimas juttu oma Smilersi elustele ja ma küsisin tema käest ka, et kuidas üks muusik ja nii-öelda ikkagi kunstiinimene suudab nagu 30 aastat järjest ühte sama lugu mängida. Ja lihtsalt käib ja mängib ja uut nagu tahaks võib-olla peale teha, aga ei ole võimalust või et nagu tundub, et selline kultuuri või kunstiinimene tahaks ise luua kogu aeg. No sinul on see siis nagu võimalik, ja sa teedki seda kogu aeg. Sa ei korda ennast väga. Jah, see nagu ongi ju mu töö justku, et vähemasti minu enda jaoks, et mõelda kogu aeg midagi uut ja põnevat välja ja samuti nii kui see ooper meil lõpeb, mul on tegelikult juba selline 4-5 salajast projekti ees suuremat, millega ma juba tahan edasi minna. See motiveerib pigem või siis pingeid ka peale või kuidas tunne on? Ikka pigem motiveerib. Ma arvan, et ma pigem nii-öelda närtsin siis, kui mul tekib see olukord, et mul ei
vaata sealt kalendrist midagi nagu vastu, ma mäletan, et selle pärast näiteks see koroona aeg oli mulle tohutult keeruline, eriti alguses, kui see tekkis, kui me ei teadnud mitte keegi, et kas see kestab nädal aega või 2 nädalat või 2 kuud või 2 aastat, on ju, et see koroona algusaeg oli lihtsalt nagu katastroofiline, see lihtsalt niimoodi tappis mind, et mul oligi selline tunne nagu, et ma oleksin ära surnud, et ma ei saanud lihtsalt hakkama, ma lihtsalt üldse ei saanud hakkama enda asjadega, sellepärast, et näed, ma tõusin hommikul üles, mõtlesin, et mis ma täna tegema pean, õige, mitte midagi. Ma ei suuda niimoodi üldse elada. Ja siis tuligi taeva kingitusena see, et Tartu linnapäev tellis mult siis selle Ööbiku ja Roosi ehk siis selle ooperi, jutumärkides võime nii öelda, et esimene osa ja nüüd siis see Õnnelik prints, mis toimub, et see on siis nagu teine osa. Miks esimene teine osa? Seepärast, et nad mõlemad on lühiooperid. Ja lühiooper on siis, kui tavaliselt on ooper, ma ei tea, 2-3 vaheajaga. 6-tunnine, 7-tunnine. Tohutult pikad. 6-tunnine ooper. Wagner. Ja seal käiakse peredega vahetusega või kuidas? 6 tundi. Kuna ma vaatasin 2 vaatust ära, tõmba veel 2 viimast veel. Et ehk siis lühiooper on siis formaadis selline 50-55 minutit ja siis oligi loogiline jätk, et kuna see esimene ooper sai Ööbik ja Roos siis meil ilusti tehtud, ma jäin selle nii-öelda teostusega mitte siis ainult enda poolt, aga nagu kogu selle tiimi ja solistide ja koori, orkestri ja dirigendi poolt, see oli lihtsalt fantastiline koostöö, on ju. Ja siis tuligi väga loogiline mõte, et me saaksime selle tuua nagu ühe ooperi õhtuna lavale lõpuks kuskil. Siis on vaja nagu kahte osa, et siis selge, siis tuleb teine lühiooper veel teha, mis on maailma klassikas ju tegelikult üsna nagu levinud juba mitusada aastat tagasi tehti tegelikult selliseid. Selle ooperini me veel jõuame, ma tunnen päris mitu küsimust selle kohta, mismoodi need asjad valmis saavad. Närtsimisest oli juttu, siin on inimene, kes siis närtsi kunagi ära. Või siis, mis asjad need peaksid olema, et sina kuidagi ära peaks närtsima, mida sult ära ei tohi võtta? No esiteks ma isegi ei luba sellist mõtet, et mul on üldse variant valida olla närtsinud. See on esimene hea variant, mida teha. Et esiteks mul ei ole valikuvõimalusi selles mõttes, et mul on ainult valikuvõimalused kas teha väga hästi, väga ägedalt, fantastiliselt või siis lõbusalt näiteks. Et piitsudad ennast kõvasti siis kogu aeg? No ma ei usu, et see on piitsutamine, ma arvan, et see on pigem mindset. Et lihtsalt ma tahan olla parim versioon iseendast ja tahan iga päev olla kuidagi parem ja kuidagi teha seda maailmat paremaks kohaks, aga mitte läbi selle, et ma muudan kõiki ümberringi, vaid ma esialgu töötan iseendaga ja üritan endaga leida selle ägeda sideme ja siis kui mul on hea, siis ka ülejäänutel, kes mind ümbritsevad, nendel on ka hea. See kõlas nagu mingi quote kuskilt Instagrami sellest postitusest. Mõtlesin, päriselt ei ole olemas, aga ongi vist. Võime välja lõigata ja pärast Instagrami postitada. Päriselt saabki niimoodi elada niimoodi. Vähemalt ma annan endast parima. Loomulikult ma olen ikkagi inimene, ma pole mingisugune biorobot, et loomulikult on vahel kurb ja väsinud ja unine ja paha, aga isegi need hetked ma olen neile väga tänulik ja siis ma meelestan ennast, et see on väga äge õppetund, kuidas sellest kiiresti üle saada, niimoodi, et ennast üles krutida jälle heasse. Mis vabal ajal teed siis? Mis see siis vaba aeg on? Aha, no just, lähme edasi. Kunagi oli äkki vaba aega. Tead, ma pean tõdema, et praegu on minu jaoks väga aktuaalne see lapse teema, kuna mul on üks selline äge põngerjas, kes on 1 aasta 9 kuud suur ja vana. Ja tema sündimisega mu elu loomulikult väga palju muutus. Ja ma saan aru praegu, et minu elu enne lapse sündi oli absoluutne, konstantne, pidev puhkus. Nüüd see puhkus sai läbi. Käid puhkamas siis vahest Tiidu ooperites lauldes. Nagu me sellest tööst vabatahtlikest ja nendest rääkisime, et saad siis vaba aega natuke. Ja absoluutselt. Ei, tegelikult ma olen üli õnnelik, et just nii on kõik, sellepärast, et väike inimene väga motiveerib olla veel parem. Ja huvitaval kombel, kui enne mul nagu kulus mingi asja tegemiseks palju rohkem aega, siis nüüd ma suudan täpselt sama asja sama kvaliteediga teha lihtsalt minimaalse ajaga.
valmis. See on sama nagu on deadline. Ehk siis muusika, ilmselt mujal ka kasutatakse, aga termin, kus on tähtaeg jah, just nimelt. Kus on tähtaeg peal, siis töö lendab mingi arusaamatul põhjusel töö lendab käes, on ju, kõik saavad valmis. Istud võib-olla 2 nädalat mingi ühe asja kallal, siis vaatad, 3 päeva pärast on tähtaeg. Lõpus saab ikka kiiru kõik valmis. Lõpus ära ja mind isiklikult õudselt motiveerivad tähtajad. Et kui sa ütled mulle, et vaata, võta nüüd tee see projekt ära, kiiret üldse ei ole, võta rahulikult 2 aastat. No siis ma põhimõtteliselt 2 aastat niisama munen, on ju, ja siis viimased nädal aega siis teen hullu pööratööd, on ju. Selle asemel öelda mulle, et mul on nädala pärast seda vaja. Aga lihtsalt, kui sul öelda, et sul on aasta pärast tähtaeg, siis sa pool aastat ei liiguta ja hakkad viimasel hetkel tegema. No ilmselt see enam nii ei ole, sest ma olen õudselt tugevad vitsad sellega saanud. Aga suures plaanis ega ma nüüd võib-olla homme ei kiirustaks nagu võib-olla kohe nagu ennast sellisele režiimile, et umbes 8 õhtul magama, 4 hommikul üles ja siis suudad sellise pika perioodi tööd teha. Aga ma pean tõdema, et vaatamata sellele, et ma ise olen üsna sellise viimase hetke inimene, aga juba õnneliku printsi noodid ja tekst, see on ikkagi juba läbi töötatud. Ja oleks ka viimane aeg. Räägige oma asjad kuskil mujal selgiks, teil on palju rääkimata asju vist. Väga hea, töö käib ühe sõnaga. Okei, räägime siis ooperi asjast. Hea küll, mis me siin ikka. Et ma ei saa nüüd täpselt aru jah, et kas siis, et ooperit kirjutada, siis mis selleks vaja on? Häid lauljad, seda ma ise arvaks välja. Väga hea vastus. Väga hea vastus. Tahtsin vihjata nagu sellele, et kas sul on mingisugune ettevalmistus või erilane haridus, et sa... Ei, ma just tahtsin öelda, et selleks on väga lihtne vastus tegelikult on see sama, mis me enne rääkisime, et trenni on vaja teha. Ega muud mitte midagi ei olegi vaja teha. Mis moodi see käib siis? Ei muusikaliselt. Et sa pead... hakkame kõigepealt sellest peale, et mina ei pea ennast mingiks heliloojaks, eks ole. Et mulle õudselt meeldis. Mõni aeg tagasi oli... kui ma nüüd ütlen õigesti, see oli vist Eesti Raadio laululaste stuudio äkki või midagi sellist, said kas 70-aastaseks, midagi sellist, oli selline vahva suur kontsert ja siis Siim Aimla bänd tegi seal seaded, laulsime, mina olin ka kirjutanud Kadri Hundile terve ühe plaatide ja laste laule, ühte sealt siis kanti ette ja siis Siimuga tehti lava peal intervjuud, Siim ütles nagu nii vahvasti ka, et issand, et ega mina ei ole mingi helilooja, et siin Olav Ehale, Arvo Pärt, nemad on helilooja, meie kirjutame laulukesi. See mul nii õudselt meeldis, kuidas siin see ütles kuidagi väga, väga armsalt ja lihtsalt ja tegelikult mõnes mõttes ja paar lühiooperit sinna vahele. Absoluutselt nagu olen temaga nõus, et ses mõttes, et tulge Kohilasse 15. vahvaid laulukesi kuulama. Et aga kui sulle helistatakse, kui sa oled nagu muusikat tegev inimene, lood nii-öelda mingisuguseid asju ja sulle helistatakse, öeldakse, et oled sa valmis kirjutama või kas sa tahaksid kirjutada ooperit? No siis oleks ju nagu narr öelda, et ei, ma ei tea, ma ei ole kunagi teinud, ma ei hakka. Ma olen kirjutam laulukesi. Minu arvast küll narri oleks, ma küll ei julgeks mingisugust sellist, see tundub nagu hoopis teine asi. Et see oli ilmselgelt pea ees vette hüppamine, aga see nagu väljakutse, see vastutus ja võib-olla ka see sama, mis me enne rääkisime, et see koroonavaakum andis selleks nagu nii suure, et ma olin nagu nii piiri peale lükatud, et et andke mulle midagigi, on ju. Et võib-olla see oli ka see asi, mis nagu andis mulle selle, ikkagi ma võin öelda julguse seda üldse, seda tööd vastu võtta ja mulle nagu nii tohutult meeldis see, nagu nii tohutult meeldis. Et aga trenni ma teha muusikaliselt muidugi. Ei saanud väga, võib-olla ma ei saagi aru, mina ei tea täpselt neid asju, ma arvan paljud meie kuulajad ja vaatajad ka täpselt ei tea sisuliselt ju, mismoodi see töö üldse käib või kuidas üldse võimalik on, et mis seal siis vahet on või kui sa oled helilooja, kas siis ooperi loomine on lihtsalt ka ühe, ärme laulukeseks rohkem nimeta, aga ühe teose loomine, kus siis lauldaks teise häälega või? Põhimõtteliselt on nagu õudselt armas küsimus, nagu, et ooper on nagu laul, kus lauldakse teistsuguse häälega, aga kindlasti mitte. Selles mõttes, et tegemist on ikkagi läbi dramatiseeritud ja läbi arranžeeritud nagu lavalise teosega, mis peab olema põimunud
aga sina pead kõige sellega tegelema, nagu kogu sellega, mis lava peal toimub, sul peab see ka kogu aeg silme ees olema, kuidas sa seda, et kui sa ooperi kirjutad, sa kirjutadki kogu komplekti, mitte ainult muusika. Nagu mõte on selles, et sa ei kirjuta nii-öelda seda ühte lugu, vaid sa pead nagu hoomama tervet seda tervikut. Ja kui näiteks laulja teeb esimeses taktis oma suu lahti, siis mina pean teadma, mis toimub selles viimases taktis. Et need asjad peavad omavahel need peavad kõik nagu lavakujundus sa pead ette kujutama, mitte seljas on või kuidas see võiks välja näha või? See ei ole nagu see on juba nii-öelda režissööri töö. Sul ei ole seda vaimusilmas, et pärast lähed sinna proovi, vaatad, sedagi nüüd nii küll ei mõelnud, et võiks hoopis nii teha. Sellega nagu hoopis teine teema. Nüüd me natuke kaldume, et selles mõttes, et minule meeldib näha neid asju niimoodi, et muusika on üks suur maagia kõik. See on ime. Tuleb kokku 70-80 inimest, istuvad maha, on ju. See mingi 20-30 inimest on seal taga, moodustavad koori, 4 inimest on ees, moodustavad solistid, dirigent on seal ees. Ja siis dirigent tõstab käed üles, hakkab seal vehkima, on ju. Ja siis järsku juhtub tänu sellele mingisugune ime, et sellest hakkab tulema nagu ilus südant lõhestav, emotsioone tekitav mingisugune vibratsioon, eks ole, õhku. See on ju tõesti ajulage ime, on ju. Ja seetõttu mina ei ole soovinud neid oopereid teha nagu lavastuslikud ooperid. Ehk siis ma ei soovi, et keegi veeretab kummist ratastel kuusekese lavale ja siis keegi tuleb kuskilt, lastakse midagi trossidega alla, mingisugune maja papist, on ju. Seda kõike ei ole vaja. Ma tahaks nagu seda, et inimene tajub seda imet seal saalis ja seetõttu mulle meeldib, et need mõlemad lühiooperid on nii-öelda kontsertooperid. See tähendab seda, et inimene tuleb, istub saali, ta näeb neid muusika, minu meelest see on lihtsalt kriminaalne peita see orkester, ükskõik kas see on siis nagu ooperimajades või ka tänapäeval, kui tehakse muusikal, on ju, tehakse suur muusikal, aga see orkester on näiteks lava taga. Et minu meelest see on üks nagu nii suur osa sellest muusikast. Seda ei tohiks peita, vaid seda peab nagu eksponeerima. Ja seetõttu mulle meeldib selle kontsertooperi formaadi juures, et kui inimene tuleb saali, ta näeb, kuidas see ime juhtub, on ju. Ja ma ei pea imeks seda, et mina olen selle muusika kirjutanud, aga ma lihtsalt mõtlen, et lihtsalt see fakt, et need inimesed tulevad ja sellest juhtub mingi asi, mida see inimene saab, see on nagu minu meelest lihtsalt nii ilus. Aga kas sa lased sellel mõttel tekkida, et seal võiks olla kunagi nagu päris nagu lavastus, just dramaturgiline lavastus kostüümidega ja kõik see? Me tegelikult vist isegi oleme sinuga kunagi sellel teemal natukene rääkinud, et ma ei tahaks seda teha ilmselt niimoodi, et see on nagu päris selline klassikalises mõistes, nagu ma ütlesin, aga kindlasti ma sooviksin midagi juurde teha, et see oleks nagu lihtsalt rohkem läbi lavastatud. Antud juhul on ta meil ikkagi selline kontsertformaat ja kõige paremas mõttes nii-öelda alasti versioon, et see publik näeb, kuidas see päriselt juhtub. Tagasi mu rumala küsimuse juurde, siis kuidas saab katsetades ooperit kirjutada, et nii see siis käibki, vaatasid, kuulasid midagi kusagilt või lihtsalt katsetasidki, et vaatas, kuidas kõlab? No see sama treening jällegi, mida me oleme rääkinud, see treening hõlmab ka seda, et sa tegelikult oled ju eluaeg selle kõige sees olnud, on ju. Et käinud lugematu arv vaatamas, analüüsimas. See ikkagi nagu tead, mida üks teine asi teeb, ülitäpselt mõistad, mida üks pill teeb, mida teine pill teeb, mis on selle pilli ulatused, mis tehnikat enam-vähem need pillid teevad, kuidas need kokku kõlavad. Et see on see, mis selle treeningu alla käib. No tundub, või ma sain nii aru, et kui sa selle ooperi kirjutasid selle eelmise ja praeguse, siis see oligi nagu põhimõtteliselt üks osa Elinale kirjutatud tema peale mõeldes või? No
see solistipartii oli siis, kui meil õnnestus saada see fantastiline kokkulepe Elinaga, et oli nõus nagu tulema mulle laulma, on ju. Et see oli ju omakorda väike ime, on ju. Ja siis, see on ju fantastiline võimalus. Kirjutada nagu konkreetsele lauljale, arvestades tema nagu kõiki võimalusi on ju. Vastupidi ka, kellel on ooperid kirjutatud niimoodi spetsiaalselt kohe? No läbi ajaloo on ju väga palju suured meistrid nagu Verdi, Puccini ja nii edasi on ikkagi kirjutanud oopereid kindlaid lauljaid silmas pidades. Ja lähiajast ka me võime võtta ju ka Andrew Lloyd Webberi, kes kirjutas ju Christine'i rolli ju ka konkreetselt. Okei. Kuidas siis see mõjub kuidagi teistmoodi ka või huvitav, et laulad teiste heliloojate teoseid, siis laulad, ma ei tea, kas nüüd saab öelda, laulad ära lihtsalt, aga kui sellised asjad juhtuvad, siis ma ei tea, sina ei lähe, nagu me rääkisime, et sina hoolitsed selle eest, et see noot, mis alguses käib, lõpus sobiks ka sinna veel, et see kõik oleks üks kompaktne on ja ka lavalise asja sina nagu väga ei sekku, et mis seal nagu toimub või mis kellelgi seljas on või mis. Et sina siis mõtled äkki niimoodi, et just, et mis emotsiooni see tekitab ja kuidas seal laval kõik on ja mis sul seljas on ja mis täpselt selle laulu sõnad on ja siis tekitab nagu rohkem emotsiooni sulle? No ma pean tõdema, et üldse ühe teose ettevalmistus, et see jõuaks lavale professionaalsel tasemel, et see on tegelikult väga pikk protsess ja mis on Tiidu ooperiga äge, et ma tean, kes on Tiit, me oleme isiklikult tuttavad, ma tean, kust tuli see ooper, loomulikult ma teen eeltööd, et ma vaatan sügavuti, uurin läbi nii-öelda need kas Õnnelik prints või siis Ööbik ja roos, et kust juba need lood tuli. Millest nad üldse räägivad. Ja millest nad räägivad, ma loen nad kõik läbi, ma veel natukene võib-olla uurin, mis ajastul need on kirjutatud, et mis üldse inspireeris kirjaniku neid kirjutama ja siis juba ma hakkan tegelema juba nootidega, et ma vaatan noodid läbi, vaatan teksti läbi, rütmi läbi, mõtlen ka enda peas välja, kuidas see dramaturgiliselt just nagu hääled tehniliselt üles ehitada niimoodi, et siin vaiksemalt, loomulikult Tiidul on see kõik kirjas, aga ka enda poolt anda mingisuguseid impulse, ideid ja et siin natukene, siin sobiks näiteks kurvem toon ja siin on selline südant lõhestav, aga siin on hoopis rõõmsam ja nagu meil elus ikka, et kui midagi juhtub, siis me reageerime kindlatele asjadele, et meie emotsioonid lähevad kord üles-alla ja seda ma teen ka muusikas, et see oleks võimalikult kaasahaarav, inimestele südamesse minev ja tõesti sügavat emotsiooni tekitav. Ja see on metoodiliselt ka nagu mõtled selle välja, kus peaks nii või naa, aga emotsionaalselt ikkagi nagu tõmbab käima, eks ole? Ja ma mõtlen täpselt selle läbi, kuidas seda teha ja siin on mul tõesti suur au, et ma saan niimoodi elava heliloojaga laulukeste kirjutaja ja saan teha koostööd, sellepärast, et ikkagi kui me saame arutada, et näiteks, et kuule, et äkki, kas tohib, ma võtan selle noodi kõrgemalt või või siis näiteks see noot selle hääliku peal nagu laulda on, et ma ei tahagi, et gi kuskil seal lõpus laulda üleval ei kõla hästi, et ei taha maa, kõlab palju ilusamalt ja seda ma saan kõik läbi arutada. Tohib siis muuta või kes arutamine jõuab kuhu lõpuks, kellel lõpuks õigus on? Või kes otsustab? Siin ei ole ju seda, et kellegel on õigus, täpselt, et siin on ju see, et me tahame ju kõik lõppkokkuvõttes ühte sama asja, me tahame, et see oleks nagu emotsionaalselt. Elina arvab, et see võiks nii olla ja sina arvad, et see nii ei peaks olema, mis siis saab? No siis me katsetame ja vaatame lõpptulemust, et see on absoluutselt konsensus. Et üldiselt see on ikkagi enamasti nii, et keegi leiab parema versiooni, siis me lähme seda teed, et see on nagu loomulik. Et see oleks ju naeruväärne taguda jalaga vastu maad, et ei, et see peab nii olema, kui see tegelikult
ei ole. Ja ma ei tea, ma ei oska öelda, ma pole sellises olukorras või seltskonnas kunagi viibinud. Et võib-olla on peas nii täpne nägemus, kuidas see olema peab ja ei lase mitte kellelgi midagi rohkem öelda, vaid kõik peavad tegema nii, nagu sina oled ette näinud. Nii asjad ei käi siin praegu, eks ole, sellel juhul. Mul enne oli väike aju friisis natukene ära. Sarah Brightmanile kirjutas ta. Ma hakkas ütlema, et Andrew Weber kirjutas mul, kes see oli. Aga ta kirjutas ju selle Christine rolli Sarah Brightmanile. Okei, ooperis siis veel. Eelmine ooper 2021 nimega Ööbik Roos, jälle Oscar Wilde ja nüüd siis jälle Oscar Wilde, eks ole, miks see siis niimoodi, et jälle sama autor? Oscar Wilde ehk siis tegelikult Ööbik ja Roos, see sai alguse sellest, et kui meil tuli see ooperipakkumine, siis loomulikult tekkis kohe esimene probleem sellega, et kes kirjutab libretto, kes kirjutab tekstid. Ja ma ei pidanud väga palju mõtlema selle peale, sest et mu väga hea sõber Jaagup Kreem on küll enamasti tuntud nagu suur rockimees, aga nagu ma olen ka eelnevalt mitmeid kordi maininud, et tema sees elab tegelikult üks teine Jaagup, kes on väga selline südamlik ja õrn ja väga, mis kõige olulisem, väga täpse käega poeet. Nagu ega Juulikuu lumi ega torm ei ole ilmaasjata sellised legendaarsed lood, ainult sellepärast, et nende viis on selline. Jaa, et ses mõttes, et kui me ikkagi võtame selle teksti sealt eraldi välja, vaatame, siis seal on palju rohkem taga, eks ole. Ja ma olen ka Jaagupile seda mitu korda öelnud, et sa ei kirjuta neid sõnu mitte selle pärast, et noh, et sa oled mu sõber, et siis tule kirjuta ka, vaid ta kirjutab neid sõnu selle pärast, et ta on väga hea tekstikirjutaja. Ja Jaagup oli ka see, kes siis vastates su küsimusele, et kes pakkus tegelikult selle Ööbiku ja Roosi välja, sest et meil oli kohe küsimus, et tore, kirjutame ooperit, kõik on vahva, aga mida sa siis nagu kirjutad. Ja me vaatasime päris palju materjali läbi, et millest siis hakata kirjutama. Ja Jaagupil lihtsalt meenus üks mingi südamlik hetk seal kuidagi ühel pereüritusel, kus Ööbikust ja Roosist tuli, teema tuli kuidagi selle Ööbiku Roosiga ja siis ta nagu niimoodi ääri-veeri pakkus, et mis sa arvad, kuidas see nagu kõnetaks. Ja ma olin seda varem ka lugenud, seda Oscar Wilde'il on ju terve see muinasjuttude kogumik seal on, ma ei oska nüüd peast öelda, seal mingi 10 muinasjuttu on tal sees. Ja lugesin selle uuesti läbi ja ma ütlesin, et kuule, see on täpselt see, mida on vaja. Ja noh, kui see siis kõik juba läbi oli ära tehtud ja tuli mõte seda uut kirjutada, siis noh, oli loogiline samm, et me võtame uuesti sealt samast muinasjutu raamatust veel ühe muinasjutu ja lähme seda sama teed. Huvitav, kuidas see töö käib, et Jaagup on kõva sõnameister ja sõnasepp küll, aga seal ju, mida sa seal nii väga muuta saad või kas sa tohid üldse väga muuta, et lõpuks ju lihtsalt tõlgid siis oma keelde või kuidas sa ei saa ju muuta mingit teost? Absoluutselt mitte. See on ikkagi Oscar Wilde'i muinasjutu ainetel ja nendel tõlkest on asi nagu väga kaugel. Tohib nii teha, kas nii on siis eetiline teha? Sellepärast ma mõtlen, kas sa võid võtta teise inimese teose selle sama nime all välja anda hoopis teist moodi? No, story on ikkagi sama, on ju. Story on ju identselt sama, aga laulukeel ja raamatukeel on ikkagi väga erinevad keeled. See on täpselt nagu tehtakse ka filme mingisugustel raamatutel põhinedes või mingisugustel päris elujuhtumite põhinedes. Just. Täpselt sama. Et küsimus oli pigem, et kuidas see nagu raamatu, isegi Oscar Wilde'ilikult, vähemasti nende muinasjutte puhul, isegi natukene selline kuiv kirjakeel, heas mõttes. Tema nagu võlu minu jaoks on see, et ta ütleb õudselt vähe. Ta ütleb mingi 2 lauset, aga selline 2 lausesse paneb terve maailma sisse. Ja see on nagu niivõrd vahva selle Wilde'i puhul, et kui sa seda loed, siis sa mingi aeg saad aru, et okei, nüüd sul läks midagi, mingi mõttemull läks nagu 1000 korda suuremaks järsku on ju. Et see läheb suuremaks ja suuremaks, need mõtted, mis ta sinna sisse on pannud, see iga sõna
moodustab mingisuguse uue maailma. Ja nüüd pigem oli küsimus see, et kuidas seda nüüd panna lauluteksti nii-öelda konteksti. Ja võib-olla ka kuulajale selles mõttes väike vihje või selle ooperi kohta, et tegemist ei ole sellise raskeloomulise ooperiga, et nüüd tuleb, siis me kulm kipras istume selle, kannatame see 4 tundi ära, on ju. Vahepeal võtame vahel konjakit, et suudaks selle järgmised 1,5 tundi veel ära taluda. Et see on tegelikult ikkagi kerge kuulata, see on ilusas eesti keeles, see on arusaadav ja pigem mõeldud ikkagi naudinguks, sest muusika ja kunst, see on minu meelest mõeldud naudinguks, mitte kannatamiseks, sest et on ka väga palju kunstivorme ja ka muusikat, mis on selline, et see lihtsalt nagu, jah, ma muusikuna saan aru, et see on fantastiliselt oskuslikult ja filigraanselt ja kõik nii on tehtud, aga lihtsalt see on üks suur kannatus, on ju. Et see on kõik see, mida see ooper ei ole. Et see ooper on ainult rõõm ja nii-öelda halleluuja elul, eks ole. Ma pean tõdema, et pärast meie seda esiettekannet, sellest on olemas üks salvestus. Ja ma pean tõdema, et ma vahel, mitte iga päev, aga niimoodi issand, sa ei vaatagi iga päev. Sorry, aga ma vahel panen seda mängima, kuna see muusika on niivõrd ilus ja see on nii meloodiline, see on ühest küljest nii kaasaegne, aga teisest küljest selline klassikaline, et hästi palju kaasaegset muusikat, just klassikalist muusikat on selline, üritatakse luua midagi, mida pole kunagi loodud, aga see alati pole ilus, minu vähemalt maitse järgi. Aga see, mida Tiit lõi, see on lihtsalt meeletult ilus, see on nii ilus kõrvale ja see tekitab nii ägedat, sügavat emotsiooni ja kõik need just dramaturgiliselt, just muusikaliselt on see nii võimsalt üles ehitatud, et see on tõesti, mina ise olen sellest täiesti lummuses ja ma suure põnevusega ootan seda hetke, kui meil tuleb ka õnnelik prints esitusele, et saaks kuulata ja näha seda tervikut, kuna praegu ma olen tegelenud ainult oma osadega, aga et seda tervikut ma pole veel tajunud, et seda ma väga ootan. See ooper on nagu mingi jube tähtis sõna, selline, et paljusid juba kohe peletab ja eelarvamusi on palju. Endalgi ega ooperi kogemust väga palju ei ole. Esimese ooperini läksin vaatama kohe Erki Sven Tüüri mingisugust väga keerulist asja minu arust, mis oligi minu jaoks väga keeruline. Teades, mis see helikeel temal on, eks ole, väga selline, ikka sügav värk, eks ole. Väike fakt, meil on Erki Sven samal päeval sünnipäev. Võt nii. Ühesõnaga ja siis... Ja läheme siit veel edasi. On ka ühtlasi Oskar Vaildi sünnipäev. Niimoodi veel. Vaat niimoodi. No selline kokkusat. Minul ei ole sel päev sünnipäev. Lisan kohe siia ära. Ja ühtlasi ka veel John Mayeril sünnipäev. Kus ma nüüd jäin oma juttu? Ja vabandust, ma läksin meelest ära. Ja mina võin sulle siia kohe rääkida jutu peale, et mis puudutab ka seda Ööpikk ja Roosi ooperit. Et me räägime siin, et see on üsna selline lihtne muusikaline keel, millest saab, ma arvan, et täiesti tavaline rahvas ka aru, et ta ei pea olema kõrgharitud muusikaliselt, et see kuidagi arusaadavaks endale teha. Et see on nii-öelda selline rahvamuusika. Tegelikult läbi ajaloo oopereid ongi kirjutatud rahvale, kui olla väga aus. No ilmselgelt, see oligi ju tellimusmuusika ja sellel ajal lihtsalt ei olnud muud muusikat. Raadiojaama, kus keerasid lahti tuli. Kas äkki see ongi see tee, kuidas jõuda, kas on eesmärk muidugi kõikide inimeste nüüd jõuda, kõik ei peagi seda kuulama, aga võib-olla see ongi selline variant, kuidas jõuda suurema publikuni. Mul tuli nüüd meelde, mis ma siin tahtsin rääkida. Ühesõnaga käisin esimesena kohe väga keerulisel ooperil ja sinna see jäi, eks ole. Pluss siis mulle tundub, et päris paljud inimesed käivad ka nii-öelda lihtsalt ära, sest tuleb ju käia ühe korra ikkagi elus ooperis ja siis on käidud bucket listi jälle väike linnuke, mul on ooperis käidud ja kogu lugu, sinna ei või rohkem minema. Aga see nüüd, eks ole, oleks selline koht, kus tulla nii-öelda ikkagi nagu vabalt ja katsetama, et kui pole kunagi käinud või on kunagi käidud, siis võiks ära proovida. See on kindlasti koht, kuhu siis tasub tulla, aga samas, kui see on nagu kõigile arusaadav, samas näiteks ka sellised ooperimaailma konnoissöörid ja sellised juba
tipptegijad, näiteks ma käisin Šveitsis õppimas Angela Georgiou juures, kes on maailma tuntud sopran, parimatel lavadel laulnud ja fantastiliste dirigentidega esinenud. Ja noh, tema ikka teab ooperist väga palju. Ja ma laulsin talle ette Tiidu ööbiku aaria. Ta küsis, mis lugu see on? Kui ilus, fantastiline, ta oli sellest nii sillas, et tema tahtis, et ma siis ühel kontserdis Šveitsis seda lugu esitaks, tema tahtis seda veel kuulda veel ja veel, et ta ütles, et fantastiline muusika, et ta ei teadnudki, et tänapäeval luuakse nii ilusat muusikat. Need olid täpselt tema sõnad. Ehk siis ka selliseid ooperi tipptegijaid puudutab ka see muusika. See sulle laulukeste kirjutada. Vaat nii on käivad asjad. Kuule äge, aga lõpetuseks võtaks ikkagi nüüd, teeks väikse lühitutvustuse lihtsalt selline, reklaamtutvustus ütleme siis niimoodi, et õnnelik prints. Kuidas seda siis nüüd kirjadada paari sõnaga ja huvi tekitamiseks? Mis seal räägitakse, mis seal lauldakse? Võib-olla enne, kui me täpselt sellele tutvustamisringile jõuame, ma veel puudutaksin teemat, et me rääkisime siin dramaturgiast. Et see käik on käinud sellist teed pidi, et kui otsustati ära, et kas siis ööbik ja roos või nüüd siis see õnnelik prints, olgu siis öeldud, et see tiim on üks ühele täpselt sama. Ka juba sellepärast, et seda saaks kunagi siis kõik koos esitada. Läbi siis kõigepealt selle, et Mart Mikk, kes on teada-tuntud ooperi spetsialist meil siin, eks ole. Mart Mikk tegi sellele siis raamatu järgi dramaturgia. Ehk siis kirjutas lahti põhimõtteliselt osadeks või siis meie puhul siis nagu, võime ka öelda näiteks laulukesteks, kirjutas lahti kogu selle loo. Ehk kuidas ta algab, kuidas kestab, kuidas ta areneb, kuidas on nagu kurvad kohad, kuidas on rõõmsad kohad, kuidas ta lõpeb. Selle järgi mina kirjutasin siis selle muusika. See oli siis see, mida ma seal pallil tegin. Ma võtsin selle dramaturgia ja selle dramaturgia peale hakkasin ma siis seda muusikat kirjutama. Siis ma tulin nüüd tagasi, ma tegin nendest valmis siis nii-öelda need lood. Nende lugude peale siis Jaagup Kreem kirjutas oma imelised tekstid, siis me sind põrgatasime edasi tagasi, need said korda, see läks solistidele, me tegime solistidega nii-öelda dialoogis mõned väikesed muudatused, minu meelest sinugagi tegime paar väga olulist muudatust. Lihtsalt kui hästi kõrgelt laulda, et nagu need i-tähed näiteks häälik ei kõla nagu väga, ilusti on ju aga kui sa näiteks siis see nagu kõlab palju sümpaatsemalt. Et need sellised pisikesed nüansid. Kaua siuke põrgatamine siis kokku aega võtab? No oleneb. See oleneb meile ka deadline'idest, aga ööbik ja roos, seda ma kirjutasin 7 kuud. Oli võimalik kirjutada, sest oli koroona aeg. Seda praegust on, ma küll hakkasin seda kirjutama üsna ammu, aga ütleme, et sellist aktiivset tööaega on olnud võib-olla selline 5 kuud. Et ikkagi sa võtad, ja siis see aktiivne aeg tähendab seda, et sa istud iga päev stuudios ja teed. Aga sina Elina istud ka siis iga päev selle teksti kallal või palju sa sellega pead vaeva nägema või kaua sa oled selle kallal töötanud nüüd? No kohe, kui ma noodid sain, siis hakkasingi kohe tööle, et kuna lugu Õnnelik prints on mul juba Prantsuse lütseumist täiesti pähe tagutud, kuna neid Oskar Vaedi muinasjutte me lugesime sinna enne toitu ja peale toitu, et need on hästi-hästi mulle tuttavad, aga siis juba nootidega ja tekstiga, et siis iga päev absoluutselt mitme nädala jooksul, iga päev ma võtsin selleks aega, eriti siis, kui mu väike poeg magas. Et siis alati ma alustasin oma siis töö tegemist sellest, et ma võtsin Tiidu ooperi ja vaikselt niimoodi seda pusisin, et ikkagi see oleks mulle loogiline, selge ja jääks lõpuks meelde ka. Ja nüüd on meeles või? Ja siis loomulikult on ka vaja vokaaltehniliselt läbi töötada, siis ma teen juba tööd oma lauluõpetajaga, kes seal juba parandab, et siin natukene pikem fraas, siin natukene rohkem tuge ja siin natukene tee kõri rohkem lahti ja siin võtta sügavamalt ja siin natukene kergenda ja nii edasi, et selles mõttes läheb siis juba sellisteks tehnilisteks nüanssideks. Okei.
päris põnev. Võt üks asi on veel huvitav, millest ma aru ei saa, nii palju on nähtud, no kas vaeva, aga tööd sellega, eks ole. Paljud inimesed kõik teevad ja toimetavad ja siis jälle paar kontserti ja kogu lugu. Miks niimoodi siis? No, ma loodan, et tuleb ikka rohkem. Et päris kindlasti on ju sellel potentsiaali veel lavale jõuda, aga kõigepealt me kirjutame selle valmis ja sellepärast olekski nagu väga armas, kui sa ütledki, et vaata ainult 2 kontserti, et siis kasutage nüüd seda võimalust ära, kui meil on see 2 kontserti, tulge seda kuulama ka. See on meie jaoks väga oluline, et te seda kuulama tulete. 14 ja 15 august. Reklaaminurk. Ja see on üks... Tohi Distilleri. Et jaa, et 14-15 august see on ja üks väga oluline, võib-olla isegi kõige olulisem asi on meil ununenud siin ära see, et meie lihtsalt võrratud solistid. Noh, alates Elinast, aga meil on veel kambas Kai Rüütel. See lihtsalt fantastiline ja millise töövõimega inimene ka, no see on lihtsalt, see on ebareaalne. Et ta on nagu ka inimene, kes mind väga nagu professionaalsel tasemel tohutult inspireerib, et ses mõttes, et see tema professionaalsus, see on lihtsalt naeruväärselt suur. See on uskumatu. Siis meil on Reigo Tamm. No polegi midagi öelda siin selle peale. Ta on lihtsalt äge ja ongi, et kui see tükk on väga-väga südamlik ja väga armas, võtke need salvrätikud kaasa, sest et pisar ma nägin mingit videot Elinast, kus laulis ja nutis seal, mingi proov oli. Tead, ei, see ei olnud proov, see oli see hetk, kui ma sain need noodid ja siis ma mõtlesin, et kuna Tiit oli mind ette hoiatanud, et läheb vesistamiseks. Sellise pisardamislugu, siis ma võtsin juba kaamera, panin selle lihtsalt käima, mõtlesin, et äge. Esimest korda kuulasid? Jaa, see oli esimest korda ja mõtlesin, et päris äge oleks vaadata oma emotsiooni, et kõrvalt. Et siis, kui ma saan teksti ja muusika ja siis ma vaatasin ja loomulikult ma hakkasin nutma, sest see oli nii südant lõhestav ja ma pean tõdema, et kui ööbiku aariaga, mis on jällegi väga südant lõhestav, ma pidin nägema vaeva ikka mitu kuud, et laulda nii, et ma ise ei hakka seal pisaraid niimoodi nagu täiesti lahinal nutma. No siis nüüd oli see aeg natukene piiratum ja siis ma pidin ikka need emotsioonid kiiresti läbi nagu töötama enda sees niimoodi, et ma saan seda esitada niimoodi, et ma ei hakka ise nutma, aga see emotsioon on ikkagi sees ja et see on väga-väga võimas, et ega kõik lood niimoodi nutma ei aja. Ja. Isegi kõige kurvemad ja isegi kõige suurtemate meistrite poolt kirjutatud, et siin on... No, tundub, et meil siin üks suur meister istub laua taga. Ja, aga jah, et kui seal on sellised südamlikud lood, seal on loomulikult ka, nagu öeldakse, see comical sidekick, siis kes veel paremini Eestis selleks sobib kui Reigo Tamm, et ses mõttes, et on ju lõppude lõpuks väga hea laulja ja väga hea nagu karakternäitleja, eks ole, et ses mõttes, et tema puhul jookseb see lihtsalt suurepäraselt kokku. No ja siis loomulikult Raiko Raalik, kes on ka niimoodi, et lihtsalt käed vajuvad rüppe, milline mees, et lihtsalt... Milline hääl. Lihtsalt uskumatu, et me oleme õnnistatud sellega, et meil on Eestis võimalus kasutada ikkagi nagu absoluutseid nagu tipptegijaid, et ma olen tihtilugu mõelnud selle peale, et see on meie Eesti nagu nii suur eelis, vähemasti ma oskan nüüd muusikutest rääkida, et meil on võimalus kasutada tegelikult ikkagi selliseid orkestrid ja selliseid arranžeerijaid ja selliseid soliste. Mulle tundub, et see on publiku eelis ka, kellel on võimalik näha ka Eesti paremiku nagu ei ole ülearu kallis, eks ole, sul on alati kõik võimalus kõiki näha, kes siin Eestis üldse parimad artistid või eriloojad on, mine ainult ju vaata. Kui sa mõtled, et sa, ma ei tea, ma toon täiesti suvalise näite, oled sa, ma ei tea, Poolas või Saksamaal, et see on lihtsalt nii suur riik Hispaanias, kus iganes, eks ole, Ameerikas rääkimata, et see on nagu elu sees ei küündiks sinnamaani, et sa saaksid kasutada selle riigi mingisugused tipplauljaid või tipporkestreid, meil on siin Pärnu linnaorkester näiteks mängib Edmar Tuul dirigendina, et jällegi, kuhu edasi
edasi siis 14 ja 15 august, Kohila Distillery, tuli välja, mul see sõna kogu aeg läheb sassi. Nüüd tuli ilusti välja, see on vägev koht, seal müüakse ägedaid asju ja pakutakse ja tehakse ka ja nüüd pakutakse veel uhket ooperit ka. Nii et ma ei tea, kui suur see asi, see lava, lava on suur, aga palju sinna inimesi mahub, seal saavad otsa, piletid ka tuleb kähku teha või kuidas see käib? Igal juhul tuleb kähku teha ja pileti tõstat, aga sinna mahub umbes meil ühel etendusel 600 inimest. Ega see on nii ja naa. Et seda nagu väga palju ei ole, seda nagu vähe ka ei ole, aga pigem soovitaks ikkagi nagu inimestel kiirustada. Ja et pärast see oleks, et oleks võinud ka ju vaatama minna, räägivad, et oli päris hea, siis tuleb see 600 kohta ei ole tegelikult palju, et tuleb oma koht sinna kindlasti paika panna, sest kaks etendust, siis praegu on plaanis, eks ole, rohkem plaanis ei ole. Hetkel on plaanis see võib juhtuda, et tuleb veel, aga praegu on nii, et praegu on 2 sellist etendust ja tuleb kähku kasutada juhust. 14 ja 15 august. Jah, see on üks tore koht seal ka, nagu ma juba ütlesin, et see on väga tore koht. Nüüd veel koos kontserdiga, nii et minge ostke oma piletid ära ja minge vaadake kvaliteet, kuulake kvaliteet muusikat ja kvaliteet muusikuid ja kvaliteet heliloojaid. Aitäh tulemast! Aitäh Suur teile kutsumast! Aitäh!